No nii, Pariisi suvitajad. Lonely Planet leidis meile õnneks asja, mille nimi on info, sest et igasugused nalid suunasid meid infodesse, mida polnud olemas. Fliksid läksid nüüd seda vaatama ja otsima, kas aga päriselt siin on järgnen meile. Aga Trüütikaar on see, kuhu suunas me liigume ja katsume ta kuidagi purki saada. Sörgin siin kahel blondil sabas ja mis nii elul viga tahtsin mõelda. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Kuidas tunne on, Neleli? Oi, ma olen siit läbi praegu. Oota, ära praegu ilmi. Kus me oleme? Me oleme Triumfikaare otsas ja siit on väga ilus vaade. Operaator Kristiin juba näitas ilmselt väikest panoraami. C'était le grand jour, le grand, avec le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Un motel sur la route du port, un soir banal. De clients qui s'endorment. Istutasin ennast siia kuskile ja ootan neid, sest et nad on miilipikkuses proovikabiini järjekorras. Ja ütleme nii, et läheb aega. Läheb aega. Autopargid ühes parkimismajas. Näete, saba lõpp vist paistab. Kuskilt sealt hakkavad siis seisma pikalt. Siin kauan ka kabiinideni. Aga ise nad on hästi rõõmsad ja mis mul saab selle vastu olla, kui naised on rõõmsad ja kellaaeg on see, et me läheme varsti hotelli receptionisse, läheme tšekime ennast sisse ja siis ootavad Pariisi järgmised vaatamisväärsused. Ei hopsti! Me oleme Pariisis ja hotellis. Hostellis oleme täpselt, jah. Kõige tähtsam, me oleme kolmekest ühes toas. Ja see on suhteliselt soodne ja me asume täpselt kesklinnas. Saime auto maja ette ja täiesti tasuta parkida. No, mis te veel soovite, eks ole? Näete? Lõtsa ja puha ja
maja ees on küll teine maja, aga parginurk paistab ja Notre Dame on siit ainult kiviviske kaugusel. Tüdrukud on pisut väsinud ja istuvad oma hordinurkades ja uurivad minna sööma. See on meil nüüd plaanis. Mul on kaasas veel üks A. Le Coq Premium Export from Tallink. No, kus me oleme ja mis me teeme? Sõrme. Mina võtsin endale kissi. See on päris korralikult Prantsuse söök. Aha. Nii. Kristi? See on mingi Pariisi salat. Pariisi salat. Pariisi nende kohaliku juustuga. Jaa. Ei, lihaga. Lihaga, kohaliku lihaga ja Emmental-juustoga. Ja minul on steak, kokk soovitas või see keller soovitas, et pidada olema hea. Ja loomulikult French fries. Ja loomulikult French fries ja 1664 oli õllemark. Mis iganes maitseb täitsa õlle moodi. Oleme Pariisis. Käisime hotellis ja nüüd suundume tasapisi vaikselt Eiffeli poole, sinna minna umbes 3,6 kilomeetrit veel, me lähme vaikselt jalutades, saame kõud täis, et oleks tugevam minna. Tulge meiega. No näed, nüüd on siis aeg lõpuks liiga kaugel, et me teeme klassikalisi šotte, seal kus neid tehakse, suurel platsil. Kohe peaks hakkama väike valgusshow. 2 minutit on jäänud. Tüdrukud veel poseerivad meil siin, tahavad kangesti saada ilusaid pilte, mida Facebooki laksida. Päris tasuta süklist asja ei saa, või saab siiski. Meeletult palju rahvast on tegelikult. Kogu see plats on piknikupidajaid täis. Väga lahe. Me oleme olnud siis 1,5 tundi järjekorras ja lootus on, et äkki poole tunni pärast saame lifti peale. Näed, siin oleks pidanud ikkagi reserveerima. Ja oleks pidanud ja tuurigruppi oleks pidanud reserveerima, oleks kohe saanud tulla. Aga no jaa, no kui ikka reserveerid, siis ikka saab kohe, no, aga meil ei ole reservationit ja siis me lihtsalt siin seisame ja ootame ja... Okei, ma valetasin, me ei ole vassinud 1,5 tundi, vaid tund aega, sest et nüüd hakkas jälle torm meie ümber vilkuma, rahvas karjub ja jubeldab ja kõigil on hea meel, et nii palju fotoaparaate on sätitud keset torustikku. Näete jah, kuidas kõik pildistavad jah. Ja ümberringi seal palli peal, tõenäoliselt seal ka inimesed pildistavad. Näete jah, seal inimesed pildistavad. Aga me oleme täpselt torni all ja ootame, millal saab lifti. Ja lift ei ole enam kaugel. Lift on peaaegu siin juba meie juures. Sealt saab lifti. Ahaa, seal me käisime täna. Ütleme nii, et me oleme ikka natuke kõrgemal. Natuke. Jah. On hüvasti. See on see vaateratas. Jaa, vaateratas paistab. Oo, me oleme hetkel, mil kell sai 12. Ja kõik särab ja sätendab. Kell sai 12 ka maal, 2 tundi otsime. Hästi särab. Ja inimesed ümberringi jubeldavad ja pildistavad. Sinna kahjuks ei lastud, sest et kell on liiga palju. 2 tundi ootamist ja
ja ei kedagist. Kristiin, tasus ootamist või? Jälle närviliselt käib või? Huvitav, mis tal viga on? Ta on vist natuke küll. Ta vist on natuke mures. Eks mulle kõrge ka muidugi. Inimesed ümberringi käivad, et juba jama. Väike täpikene keset platsi. Otsa nummikene. Oi, kui väike täpikene. Ei olegi kohe. Ma päris kahku leidsin üles. Natuke tugevasti siin on see laik. Nii, meie oleme nüüd trellide taga ja tornis sees. Aga see, mis jääb väljaspoole torni, on näete siin. Ole beebi. Õudne on ju. Aga meil ei ole õudne. Me ootasime 2 tundi selle nimel. Üle äge. Roast on palju ja meelsus on äge ja tegelikult me hakkame vaikselt ka allapoole minema, sellepärast et nagu te nägite, on Eneli juba ootamisest hall. Vaata küll lahe. Nüüd me oleme siin torni sees. Eneli läheks peast puhta hulluks. Kas nii ka saab? Näed, Kristiin laulab. Sest et on... No näed, jooksuga saab ka trepist alla. Ja niimoodi saad sooja. Niimoodi peletatakse pissihäda. Ja muideks trepid on täiesti inimesele sõbralikud. Vahepeal saab lihtsalt nautida vaadet. Kuule, see on jumalast äge alla tee ju. Üles ei viitsiks. Üles ei viitsiks, aga alla on jumal okei minna nii. Alla rilla. Vahepeal võib vaadata, mis üleval pool toimub. Näe, lift läheb. Valeri, õissa. Veel viimane lifti täis viiakse inimesi ülesse. Ja siis on kõik. Ülejäänud järjekord ilmselt saadetakse laiali. Aga meie järel rohkem polda. Eneli on raudselt viimane, kes seal platsi peal pärast ootab, sest et rohkem kedagi ei oota. Me tuleb jala. No nii, meie kuulsusrikas Eiffeli reis Pariisi kesklinna on saanud läbi. Oleme tagasi Jõntsalt hotelli juures. Tulime taksoga. Takso oli kirves, aga vähemalt 2 naviga saime hakkama kohetuleku suhtes. Vaat siis, võtame autost veel paar vajalikku asja ja lähme numbrituppa, mis asub täpselt seal. Jah, see on päris kesklinn. Kõntud oli natukene tornini, aga ja teeb. Ja teeb. Ja teeb.